Mina olen Marika ja täna valmib meie töötoas jõuluehteks mõeldud muna. Töövahenditena kasutame vahtpolüsteroolist palli, mis on saadaval käsitöökauplustes või tiimaripoes, ühevärvilist kunstsiidi, nööpnõelu ja kaunistusena erinevat paelamaterjali. Välja olen ma lapid lõikanud lapitöö töövahenditega, aga kui neid ei ole kodus olemas, siis asendavad asja ka väga kergelt ära käärid, joonlaud ja pliiats. Esimesena tuleks ära märkida pallil 2 keskkohad. Sellel pallil jookseb ümberringi siin selline joon. Esimese nõela võib panna lihtsalt joone peale ja selle palli ümbermõõt on nüüd 25 sentimeetrit. Mööda joont mõõdame ära 12,5 sentimeetrit, et ära märkida teine keskkoht vastas. Ja üle võib kontrollida ka veel, kas sai õigele kaugusele, et nõelte vaheline kaugus oleks enam-vähem ühesugune. Nüüd on mul ära tehtud siin juba natukene eeltööd ja alustame selle palli tühja poolega. Selleks, et valge pind siit nüüd nende volditud kolmnurkadelt välja ei jääks paistma, tuleb see katta lihtsalt ühe lapiga. Mina olen võtnud ta nüüd kontrastset värvi. See annab oma sellist võlu ka siia pallile juurde. Sellel pallil siin on pallipind, aluspind kaetud sama värvi kangaga. Aga kasutame täna kontrastset värvi kangast. Nii, siin oli mul keskkoht. Nüüd ma võtan punase lapi. Täpne keskkoht pole oluline, umbes täpselt keskele ja ära märgitud keskkoha nõela asemele. Paneme selle esimese nii-öelda aluslappi. Ja kõik 4 serva kinni, nurka kinni. Ja nõelad lõpuni palli sisse ja need siia ka jäävad. Ühele pallile kulub meil 42 lappi. Esimene ring siin on 4 kokku murtud, volditud ruutu, mille all on pallipinda kattev lapp. Teine ring, siin kollane ring, on 8 ja viimane kolmas ring samamoodi 8. Ja ära tuleb katta mõlemad pallipooled, ehk kokku ühele pallile kulub 42 lappi. Esimese ringi olen mina valinud heleda. Ja kuidas me seda lappi voldime? Esmalt pooleks kokku ja veel kord pooleks, ehk 4. Ja küünega tõmbame selle volditud keskkoha maha, et ära märkida lapi keskkoht. Siia tekib väikene rist. Ja nööpnõela pistame lapi vasakult poolelt kanga parema poole suunas. Ja asetame ennem märgistatud keskkohta. Lükkame sisse nööpnõela, murrame pooleks lapi ja voldime selle kolmnurgaks. Ja nüüd kinnitame need lahtised nurgad nööpnõeltega. Alguses jäi mainimata, et nööpnõelad, mida me kasutame, on väikeste peadega. Järgmise kolmnurga asetame täpselt esimese vastu. Ja jälgime, et tekkiv joon siia tekkiv joon, et ta oleks tõesti ühel sirgel. Jooned on olulised just sellepärast, et siia see tekkiv ilus kujund, et nende
nende nurgad jääksid ka ühtlased. Kui meie sirge, need jooned siin hakkavad liikuma, nihkuma, siis need nurgad, need on ebaühtlased. Kangast valides võiks mõelda sellele, et see kangas ei ole väga paks, et ta on üsna õhuke kangas, sest siin need kihiti pandud lapid, see nüüd üsna paksult. Ja siis on hästi raske lõpus neid nööpnõelasid siit läbi saada. Kolmnurgaks kokku, jälle vaatame, et siia jääb täisnurk. Siit jooksevad need nurgad alumise peale, aga sellest ei ole midagi, sest järgmine kiht katab meil kõik ilusti ära. Pärast esimest ringi näeb meil siis see munaväljavad selline. Ehk siis me oleme jõudnud ära teha selle osa siin. Nüüd on oluline nii-öelda see sammu pikkus, mis siin on keskkohast kuni järgmise lapi paigutamise kohani. Sellel väikesel pallil on see 1,5 sentimeetrit. Keskkohast alates 1,5 sentimeetrit. Foldime lappi 4. Tõmbame maha, murrame maha keskkoha. Nõel lapi kanga vasakult poolt parema poole suunas. Mõõdame keskkohast 1,5 sentimeetrit. Hakkame nõela sisse. Ja voldime servad nurgad alla. Ja kinnitame nööpnõeltega. Järgmise ringi esimesed 4 lappi paigutame me selle palli puhul siis nende punaste joonte peale. Kui teine ring koosneb 8 lapist, nagu siin näha on, siis esimesed 4 lähevad siia ja teised 4 lähevad alumise kihi peale, et tekiks selline ühtlane kaunis kihilisus. Nüüd meil on teine ring valmis saanud. Pilt on selline. Kolmandat ringi alustame siis siit eelmise ringi alumise kihi katmisega. Et need jäid siia alla ja need on pealmised. Ja ka kolmandat ringi alustame siis all oleva kolmnurga katmisega. Ja nüüd 1,5 sentimeetrit mõõdame me selle kolmnurga tipust siit. Et mitte enam keskkohast, vaid eelmise ringi kolmnurga tipust 1,5 sentimeetrit. Kolmanda ringi 4 lappi on nüüd pandud ja jäänud on veel selle muna poole viimased 4, mida me nüüd siis asetame nende 4 eelmise ringi kolmnurga peale. Nüüd meil on suur töö ära tehtud, mõlemad pallipooled on kangaga kaetud, nööpnõeltega on ilusti kõik kinni pandud ja nüüd on aeg siis järgmise sammuna ära lõigata need nurgad, mis meil siin üle aru on. Järgmise sammuna teeme me kaunistuseks palli peale kinnitatava tuti ja selleks keerutame 8 ümber sõrmede. 6-7 korda. Lõikame paela läbi ja läbi sõrmede. Paar korda keer ümber. Siit tagasi ja sellest aasast läbi tekiks siuke väike sõlmekene.
on valmis. Liimipüstol on meil nüüd soe ja hakkame katma palli neid nööpnõelu ja seda karvast kangaserva. Tõmbame 2 liimitriipu ette, hoiame sõrme siin peal ja pingutame ta ilusti siia palli peale. Ja kui liimipüstolit ei ole, siis sama asja võib asendada nööpnõeltega, et lihtsalt siit serva pidi, äärt pidi nööpnõeltega see pael palli külge kinnitada. Lõikame ära. Nüüd võtame aasaks paela, nii palju kui me pikkust soovime sellele riputusaasale. Asetame ühe paela otsa, liimime, liimime teise ja peidame siia laia paela alla ära. Nii, nüüd meil on tutikord. Lihtsalt nõela läbi, meil sõlm lahti ei libiseks ja asetame ta siia. Siia ka natuke liimi. Ja vajutame kokku. Kui töövõtted on käpas, siis lahendusi ja võimalusi, kuidas neid palle valmistada, on erinevaid. Mängida võib värvidega, mängida võib nii-öelda sammupikkustega ja kolmnurkade asetusega. Nii et võimalusi on erinevaid, vaja on lihtsalt peale hakkamist ja ideid.